Järva Tarbijate Ühistu kaubandusjuht Tiiu Lunts, nüüd on siis see imeline kauplus avatud, mille kohta räägiti, et see on rohkem kunstiteos kui kauplus ja kui oli mõte, et kus seda intervjuud teha, siis neid kohti on hästi palju, sa ise valisid selle, see on sinu lemmikkoht või? Jaa, see on minu lemmikkoht, sest ma olen ka ise siin natuke kättpidi sees olnud selle osakonna sisustamisel, et perenaisele on ikka laua katmine nagu hingelähedane ja selle tõttu valisin ma ka selle koha, et siin on meil uut nägu kaupa, mida me võib-olla varem endises majatarbijate kaupluses ei ole müünud. Seetõttu oli seda päris huvitav sisustada, aga nii nagu kogu kaubamaja ka, et me tegelikult jätsime päris palju asju maha ja kavatseme need siis soodsatel tingimustel klientidele maha müüa juba peale jaanipäeva, et avame outlet-poe endises Paide kaubamajas. Ja siia me tulime siiski sootuks teistsuguse kaubaga ja paljuski uue kaubaga. Kuidas on läinud esimene peaaegu et pool päeva või siis vähemasti 3 tundi? Esimesed tunnid on läinud natuke ootusärevalt nii klientide jaoks kui ka meie töötajate jaoks, et tõsi, uue kassakabiini või kassa taga seismine on küll harjutatud siin mitu nädalat, aga päris kliendiga kokkupuudet ju olnud ei ole, et seetõttu olid natuke töötajad ka ärevuses, aga mingeid tõsiseid viperusi küll ei tulnud, et kõik, kes midagi soovisid osta, on seda osta saanud ja kliendid alguses tõesti käivad esimese tiiru läbi ja vaatavad seda ruumi ennast ja siis hiljem hakkavad ka midagi ostma. Oli ka niisuguse juttu, et mine tea, kas inimene ostma väga hakkabki, et tal tuleb ja imetleb seda, mida kunstnikud on suutnud teha, kuidas moodi nad pannud õue looduse koos elama siia ruumi ja kõike selle ja kas siis ostmine meile tuleb, aga ma vaatasin, et kassa juures oli väga tihe tegevus. Jaa, loomulikult kindlasti esimene pilk läheb ikkagi sisustusele ja sellele ümbritsevale, aga päris vilgas ostutegevus käib mõlemites ruumi otstes, mõlemites kassades. Mis puudutab nüüd seda, mis veel tuleb, siis Tõnu Uibopuuga oli juttu, et on tulemas mingid vaibad, mingid väga põnevad, mida me veel ei ole keegi näinud. Jaa, meil on veel natukene viibib selle tarne ja valmistamine, et eskalaatori juurde pea sissekäigu poole, siis Maximarketi peauksest tulles peavad tulema 2 pool eskalaatoreid 2 käsitsi kootud Gobelin vaipa, et mille kujunduse me oleme juba ära kinnitanud ja mis on tänasel päeval töös ja mis siis kujutab endast niisugust öötaevast. Aga kui nad kohal on, siis me saame sellest täpsemalt rääkida, nii et esimene näidis ja eskiis oli väga huvitav. Teine teema on muidugi kohvik. Jaa, kohvikuga on nüüd nõnda, et nagu ikka saatan peitub pisiasjades ja kord ei klapi siin üks mõõt ja kord ei klapi seal ja Coopi disainer, kes meil kohviku sisekujunduse on teinud, tahab tulemust, mis oleks perfektne ja seetõttu mõningad plaadijupid ja mõningad asjad on puudu ja selle tõttu me ootame, aga ma usun, nendega ei tohiks minna kauem kui nädalake ja peale jaanipäeva mingisugusel päeval oleme me valmis avama ka kohviku, kus on tõsi senisest enam kohti ja kus me siis õhtu poolikul pakume sootuks teistsugust menüüvalikut, et kus klient saab ise tellida siis meie valikust, et päeval me nagu ikka jääme oma traditsioonile kindlaks ja siis pakume lõunabufeed. Oli ka selline teema üleval, et mine sa tea, et kõik need ahvid ja see kujundus praegust siin meil kaamerasse ahve ei jää, nii tuleb vaatama tulla, ahvid on kõige vingemad, et äkki ikka mõni inimene tuleb, ütleb, et mida te siin nalja teete, et pood oli ikka poe mood, ilusad ühesugused riiulid, kaubad rivis ja kõik valmis. Kas on tulnud ka mõni selline reaktsioon, et mõni inimene on öelnud,
ei tahtnud nii head poodi? Ei ole praegu tulnud ja ega me neid reaktsioone ikka ootame ka, et ega kui keegi ka midagi otse osta ei leia või siis leiab vähe osta esimese hooga, siis me ootame küll, et kliendid ütleksid välja oma arvamuse, aga praegu tänase poole päeva tulemusena ei ole me küll ühtegi negatiivset tagasisidet saanud, et me näeme, et inimesed pildistavad neid samu ahve, meie väljapanekuid, et on niisugune mõnus elevus olnud aga see on selge, et igal inimesel nii palju, kui kes midagi kujundada tahab, on oma arvamus ja nii palju neid arvamusi ongi, aga me siiski arvame, et sellel ahvi perekonnal siin on ka oma mõte, et see võiks näidata seda evolutsiooni, kust me oleme tulnud võib-olla ja kuhu me täna oleme jõudnud, milliste tehniliste lahendusteni, olgu siis rõivaste näol või mitmesuguste seadmete näol, et võib-olla on see sisekujundaja niimoodi mõelnud sellest. Ühesõnaga, me kutsume siis inimesi üles, et kui teil tuleb tunne, et mõni kaup võiks veel olla, mõni kaubagrupp võiks olla või mingisugune kaubamärk võiks olla, siis ta kõike võiks nagu julgelt välja öelda ja seda ka tõesti oodatakse ja arvestatakse. Jaa, kõike, mida klient arvab, võib julgelt välja öelda. Võimalik, et me päris kõiki asju ei suuda realiseerida, sest tõsi, maailmas on väga palju kaupu, mida meil siin täna veel müügil ei ole, aga et me anname oma parima ja kui see on võimalik ja sellel on potentsiaali müügiks, siis me kindlasti seda arvestame, nii et kliendid võivad kõike arvata ja ikka teenindusletis või kassapidajale öelda ja küll tema siis edasi annab juba need probleemid, mis siis klienti on vaevanud või need mõtted, mida klient on meile tahtnud edasi anda. Üks eripära veel, siin oli juttu sellest, inimesed pildistavad, tõepoolest meil oli näha igal pool, aga me oleme harjunud sellega, et kaubanduskeskustes on ju kurjad märgid üle, pildistamine keelatud, filmimine keelatud, kardetakse teab mis informatsiooni siin ja mis korratusi pildistavad ja siin, kas see tegevus, mida inimesed teevad, on siin illegaalne või on lubatud, kas me võime inimestele öelda, et tulge ja pildistage seda kunstiteost palju tahate? Jaa, me võime inimeste rahulikult öelda, meil siin teenindusruumides ühtegi niisugust saladust ei ole, mida me peaksime hirmsasti kartma. Kui need saladused ka igas ärivaldkonnas on, samuti ka kaubanduses, siis nad ei asu mitte siin toas, vaid need asuvad kusagil mujal toas ja mõnes muus arvutis, aga mitte kassaarvutis. Nii et ja kui klient pildistab väljapanekut koos hinnaga, siis see on ju igati avalik informatsioon, et meil ei ole selle vastu midagi ja kui klient tõesti tunneb ennast selle ahvi või mõne muu kuju kõrval nagu väga hästi poseerituna, siis miks mitte, meil ei ole selle vastu midagi. Ja arvakad võivad üle Eesti saata pilte, et vaadake, mis meil on. Aga muidugi, ja tulge kõik Paidesse, suvel on ju hästi tore mööda Eestimaad ringi sõita, Paide jääb igast nurgast üsna keskele, nii et astuge kindlasti läbi Paide uuest kaubamajast. Aitäh! Aitäh! Tervist!